Tere! Ma olen Kivisildnik ja ma teen parasjagu oma kirjanduslik-pedagoogilis põllumajandusliku telesaate proovi. Selle saate nimi on Kahe katku vahel. Sellepärast, et meil on siin üks katk nagu just nagu sõjavarju jäänud ja mingid ahvirõuged koguvad hoogu. Ja ahvirõuged on väga raske haigus, mis tabab väga sageli homoparaadi osalejaid. Et paraadide kuu on ka lähenemas, et selles mõttes ärge jätke kindlasti paraadile minemata, aga käituge vastutustundlikult, hoolivalt ja möllake nii, et pärast keegi ellu ka jääks. Ega muud nagu ei tahagi öelda, et väljas hakkab vihmale sättima. Ma olen parasjagu Pärnus vanas õlletehases, kus praegu on loovlinnak. Olen Luule raadio stuudios ja siis tänan Luule raadiot, kes lubab siin teha televisiooni kultuurilis, haridusliku, põllumajandusliku suunitlusega. Ja siis tänase Kahe katku vahel teemaks on kirjandus ja kommunistid ja kommunism kirjanduses. Aga ma veidi selgitan seda formaati, sest tänapäeval inimesed väga raamatuid ei loe ja õigesti teevad. Ongi vaja telekat vaadata ja Facebooki saeleda. Aga kuna mine iial tea, mis isa Hanel ja sõjaõhutajatel pähe tuleb, võib-olla pommitatakse elektrijaam pooleks. Ja siis, kui päike paistab, on ehk võimalus lugeda raamatuid, sellepärast et telejaam on ka antifašistliku rüüsteretke käigus pooleks läinud. Ja telemast on pooleks läinud, mobiilimast on pooleks läinud ja võib arvata, et võib-olla läheb ka telekas pooleks ja maja põleb ära. Aga maja ei saa põgenedes kaasa võtta, aga mõne raamatu võib. Siis ma alustangi ühe raamatuga. See on tatari kommunisti, kelle nimi on siia kirjutatud, Musa Tšalili luulekogu. Ja ma esitan siit ühe katkendi luuletusest üks nõuanne. Sügast toimingust ja suhtlusest jälg jäägu rääkiv hingepuhtusest. Kõik välistunnused ja abinõud on tühised, kuid inimsus on jõud. Üks mõõdupuu on, mis ei igane. Kas terve on su hing või vigane? Ja kas austad tööd ja kodumaad, kui peegel näitab sinu elulaad? Me rahvale too kasu kas või raas ja ära vindu mätta moodi maas. On parem olla lõõmav tulepaak, kui jaaniuss öökulli hiilgav saak. See oli katkend luuletusest üks nõuanne alapealkirjaga inimsusest. Kahjuks on selle raamatu ümbrispaber uutmise käigus pooleks läinud, aga selle luuletuse oli tõlkinud autor Artur Alliksaar. Ja see on väga huvitav luulekogu, siin on täitsa kobedaid luuletusi sees. Ehkki see on ehitud pentagrammidega, punaste pentagrammidega ja luulekogu pealkirjaks on Tee sangarlusele. Nii et siis Musa Tšalil Tee sangarlusele. Siin on palju huvitavaid autoreid, kes on seda tõlkinud. Erni Hiir, autor Alliksaar, Helvi Jürisson, Ain Kaalep, Jaan Kross väga massiivselt tõlkinud, Linda Ruud ja Muia Veedam. Ja Alliksaare fännide rõõmuks olgu öeldud, et siin on 3 Alliksaare tõlgitud luuletust. Lisaks veel väga lõbus luuletus Timukale ja üks nõuanne, mida ma siis tsiteerisin mõõdukalt ja meeleolukas luuletus Poeet. Aga sellega lõpetame tatari kommunistide sektsiooni
ja läheme Eesti kirjanduslike kommunistide juurde. Eesti kirjanduslikud kommunistid on hetkel sõiduvees, nad on hoos ja varjutavad palju muid kirjanduslikke nähtusi. Hea ja sümptomaatiline jõledus toimus Tallinnas Harju tänav 1 kirjanike majas, kus siis pandi toime Juhan Smuuli juubelikonverents. Smuul oli lisaks sellele, et ta oli andekas kirjanik ja kommunist ja stalinist, oli ta ka küüditaja. No selline küüditaja, et kohe oli. Tegutses Saaremaal ajakirjanduse andmetel. Nii, et kommunism on sellega meil tuvastatud. Kommunism oli meil sõja ajal, siis küll põhiliselt paguluskirjanikud Venemaal, Barbarus ja teised edendasid kommunistlikku kirjandust. Ja kommunistlikke kirjanikke oli meil ka enne sõda. Oli palju vasakpoolseid, no lihtsalt vasakpoolseid, aga oli ka ehtsaid kommuniste nagu Eessar Aadu, kodaniku nimega revolutsionäär Anvelt ja kirjutas romaani Riigikukutajad, kui ma ei eksi, väljandatud mitmes tükis. Kui teil on huvi, lugege õpetlik raamat, kuidas kukutada riiki. Nii. Oli ka teisi, no täis kommunistidest kirjanikke. Näiteks keegi Lauristin. Ka Lauristin kirjutas varju nime all romaani Linnupriid. Või oli see vastupidi? Üks kirjutas Linnupriid ja teine kirjutas Riigikukutajad. Mõlemad on kirjutanud ka jutte ja üldiselt ei peetagi Eessar Aadut üldse kõige halvemaks kirjanikuks. Nii et tema novelli Alasti näiteks soovitan lugeda. Saate kätte tema peaaegu igast kogumikust ja neid kogumikke on ilmunud kommunistide võimu all õige mitu. Aga ma ei tahtnud rääkida siin Eessar Aadust ega muudest sellistest, vaid Peet Vallakust. Peet Vallak näeb välja selline. Siin on üks noorevõitu Peet Vallak, kirjanik, novellist, Eesti kirjanik, kes on siis pärit Poltveti vallast, Suitsu külast, Männiku talust. On sündinud seal üle 100 aasta tagasi, 1893 või midagi taolist. Sajandi lõpus käis Pärnus koolis, õppis Pärnus kunsti kohaliku kunstniku juures, siis läks Tartusse, õppis kunsti Kristjan Raua juures, siis läks Peterburi, õppis kunsti keiserliku kunstide edendamise koolis, mida juhtis üks veidrik, kelle nimi on Röörich. Röörichi raamatuid on ka eesti keelde tõlgitud, võib lugeda, ei olegi nii halb. Aga ei läinud tal see kunstniku asi nii hästi, tähendab kirjanduse asi läks veel paremini ja temast sai Eesti väljapaistev novellikirjanik. Selles mõttes, et tõesti väga hea novellikirjanik ja kirjutanud põhiliselt novelle. Lisaks novellidele muidugi on ta kirjutanud ka mõned näidendid, tõlkinud Andke mu lombakas võõrkeel andeks, Pierre Loti, Islandi kaluri ja kirjutanud romaani Hulgus 27. aastal, kus tegelaseks on kommunist. Tundub olevat kaunikesti veriste kätega kommunist, et seal üks mõrv on tuvastatav ja kahtlus jääb, et kuna tal õnnestub muidugi põgeneda. Õnnestub põgeneda sellel kommunistil ja temast jääb üks pundar kulda ja hõbedat. Et tõenäoliselt ei teeninud ta seda parandust endale ausa tööga. Pärast, et kommunistid ei saanud tööd tehast, nad olid rindel, püss käes, võitlesid. Ja tema tuli Venemaalt ja kellega ta seal võitles, võib arvata ja kelle oma see kuld ja hõbe siis olid, umbes võime ka oletada. Sellest ei ole romaanis Hulgust pikemalt juttu. Aga Peet Vallak on üks väga huvitav autor ja siin on selline paks raamat, Daniel Palgi kirjutatud raamat, selline elulugu, loomingu lugu, väga korralik, mahukas ja see raamat on selle poolest väga huvitav. Ilmamaa kirjast on selle välja andnud ja sarja nimi on Eesti kirjanik. Hulk raamatuid siin
aga see on tõesti silma paistev väga mitmel põhjusel see Daniel Palgi teos, sest see on, Daniel Palgi oli eestiaegne filoloog, kirjandusteadlane. Ja vahepeal tulid ju kommunistid ja ega sellel suuremat kirjandusteadust siis ju teha ei saanud, asi käis teistmoodi. Nii nagu Marx ja Engels ja Lenin olid seda oma peas ette kujutanud. Nii nagu seal siis süüfilise ja hulluse vahel mingisuguseid ettekujutusi liikus. Midagi seal liikus. Et see on veider raamat, et see on kirjutatud väga lootusetus olukorras pärast sõda. Pärast sõda ja see paks raamat üle 600 lehekülje sai valmis 65. aastal ja mingit lootust seda raamatut avaldada ei olnud. Palgi elas veel tükk aega, ta suri 80ndate lõpus ja tema eluajal see raamat ei näinud päevavalgust, sest et valitsesid kommunistid ja kommunistid ei sallinud ausat ja korralikku kirjandusteadust, neil oli tarvis igasugust agitatsiooni teha. Aga Daniel Palgi millegipärast ei teinud agitatsiooni, täiesti absurdsel kombel kirjutas väga hea, väga põhjaliku nii elust kui loomingust, Peet Vallaku elust ja loomingust raamatu. Soovitan seda raamatut väga põhjalikult lugeda ja soovitan ka Peet Vallakut lugeda. Minu enda esimene kokkupuude Peet Vallakuga oli tõenäoliselt see loomingu raamatukogu vihik, mis on siis pärit aastast 83, kui mälu ei peta, jah, see on 83. Selle on koostanud Enn Lillemets, selle pealkiri on Hingetaud. Hingetaud on küll üks hilisem 30ndate novell, aga sellist teatavat hullumeelsust nendes novellides on. Minu enda absoluutne lemmik on siin Tribunal. Need on ajakirjanduses ilmunud lood, umbes 10 lugu, ütleme nii, 10 või täpselt 10 lugu. Raske on nagu järge pidada, sellepärast, et selles raamatus ei ole sisu korda, aga õnneks on trükiandmed, need siin taga võib silmad üle lasta. Ja pooled nendest on siis ilmunud Postimehes. Et suur tänu, Postimees on teinud head tööd ja avaldanud suurepärase kirjaniku, väga suurepäraseid lühivorme, sageli läbi mitme numbri. Ja siis kõige muljet avaldavam novell siin Tribunal on katkenud 27. aastal ilmunud romaanist Hulgus, siis on peategelaseks kommunist. Ja see on groteskne, vägivaldne ja kaunikesti, võiks öelda isegi realistlik. Kas mitte Toomas Liiv ei nimetanud Peet Vallaku loomingut realistlikuks, mitte farsiks või palaganiks, vaid realistlikuks, ma ei tea, groteskiks näiteks, ütleme realistlikuks groteskiks. See on sama hea, kui Muffi ja Sammal Habeme lugusid nimetada realistlikuks, ma ei tea, mis asjaks ta siis on, realistlikuks muinasjutuks näiteks. Sellepärast, et võrreldes mõne teise muinasjutuga on ikkagi ju küllaltki realistlik. Ma toon konkreetse näite. Üks Sammal Habe. Sammal Habe on ju küllaltki realistlik tüüp. Selle inimesel on habe ees või mis inimesed on või kääbus või mingi kääbik või mingisugune härjapõlvlane. On ühesõnaga siuke härjapõlvlane, kellel kasvab habe ees, habe on samblast ja samblas on siis ütleme pohlad, mingid marjad kasvavad seal. Et see on oluliselt realistlikum, kui võrrelda näiteks Kiviräha kapten Nemoga, kes on nii õilis, et tal kasvavad suus sinililled. Ei ole realistlik. Õilis võib olla, aga sinililli ei ole, ei saa olla, ei ole realistlik. Et täpselt sama asi on selle Vallaku realismiga, et ei ole realistlik. Et millegi pärast tahetakse, ma saan aru, et eelmise okupatsiooni ajal oli see tahtmine õigustatud, tahetakse näidata kirjandust realistlikuna, sageli veel kriitilise realismina ja ka veel kriitilisest realismist ka ei piisa, peab olema veel kuidagi selline klassiteadlikult kriitiline sotsrealism, mis siis näeb, et on partei juhtiv osa klassivõitlusel. Midagi muud peale klassivõitluse ei ole.
ja kui mingi võitlus on, siis see peab olema partei, kommunistliku partei juhtimisel kogu see võitlus. Selles mõttes nagu tore. Ja üks minu, ütleme, et siis see on väga elamuslik teos. Taga on veel see tore asi, et Enn Lillemets on mul tuttav Tartu päevilt. Oli pikka aega noorte autorite koondise, ma ei tea, esimees või mingisugune hegemoon. Ja oli Peeti Alverile lähedane isik. Nii et kui Enn Lillemets tuli kirjanike majja, kus minusugused noored vahepeal lõbusasti töllerdasid. Telefon. No ma helistan tagasi, ma teen praegu saadet ja unustasin hääle peale, nii et saade on liigu nii lörris. Aga olgu, ma helistan tagasi pärast. Täiesti professionaalne oma arust. Nüüd siin hääle maha, aga see hääl oli ikkagi seal peale. Sellest ei ole midagi. Rääksime Peet Vallakust, hingetaudist ja sellest, et siin on kommuniste on siin tegelaste hulgas. Ja kommunistid on praegu väga olulised kirjanduses. Aga ma tahan vaikselt üürida nagu sellele, kuidas kommunism nagu mõjub kirjanike vaimsele seisundile. Peet Vallaku näitel, aga toon kui mõned teised näited. Aga enne kui ma jõuan selle peateemani, kuidas siis mõjub kommunism vaimsele tervisele, eriti Tartu kirjanikele ja Elva kirjanikele, kes elavad Tartu lähedal, Jaan Kärneri näitel, siis ma tahaks veel ühte head novelli nagu soovitada. Ma arvan, et edaspidi, kui ma neid saateid viitsin teha, ja kindlasti ma viitsin sellepärast, et ma olen nii palju ette valmistanud ja vaeva näinud sellega, et saada mingisugune stuudio ja tänan neid, kes on mind aidanud siin igasuguse varustuse ja särgi ja igasuguste asjadega. Et siis ei saa nagu alt ära hüpata, et on vaja teha ja meeldib teha ja teen ka. Et üks toredamaid novelle, mis mõistagi ei ole eelmise okupatsiooni aja Vallaku nagu novellikogudes ilmunud, on Õnnetus raudteejaamas. Ilmus 26. aastal kogus, mitte Mustrist, vaid mis see siis oli, Mustrist ilmus aasta varem, 26. ilmus siis järgmine raamat, kus siis vahet pole, ega need kõik inimesed ei ole teada. Aga see on Õnnetus raudteejaamas, on selle novelli nimi. Seal on tegelaseks ka tõenäoliselt kommunist, seda ei öelda otse välja. Igal juhul juhtub raudteejaamas õnnetus, keegi jääb siis rongi alla ja kutsutakse arst, eks ole, veri jookseb ja kõik on halvasti ja vaata, et sureb ära ja nii. Ja ma ei hakka nüüd ütlemagi, kas ette ütlemast, inimesed ikka tahavad lugeda ja ei ole ilus lõppu ette ära öelda. Aga siis see protsess, kuidas siis arst üritab nagu aidata surijat või kes ta siis on seal, suri ei lase aidata ja möliseb, ülbitseb. See on midagi taolist nagu Jaan Oksa, mingisugune meremees, kellele pastor tuleb siis nagu viimset võidmist läbi viima ja mingisugust pihtimist korraldama. Võiks olla madrus sureb või meremees, kes ta see on, meremees siis ülbitseb. Et selles mõttes selline suri ja ülbitsemise nagu novell, väga efektne ja sugugi mitte selliseid nagu ütleme sellises morbiidses olukorras nagu humoorikalt läheneda on kirjanikud ju ennegi püüdnud. Midagi taolist meenub mulle Kivika sõja ja revolutsiooni novellides. Ja Punane must näiteks üks väike raamat. Ja seal see asi ei ole õnnestunud. Kivikal võib olla muid õnnestumine, aga seal ka sellise surma, vägivalla ja sellise hea lõõpiva huumori nagu sünteesi ei ole õnnestunud, aga näed, Vallakul on õnnestunud kokku panna novellis Õnnetus raudteejaamas ja siis teoses Ajude mäss, novellikogus Ajude mäss aastast 26, suurepärane sümbioos. Teeme ühe kõrvalepõike, väikse kõrvalepõike, kui tähtsad on lisaks kommunismile Eesti kirjanduses ka õnnetused raudteejaamas. Nimelt 14. aastal Piiteris juhtus kohutav õnnetus, rongi alla jäi Richard Kullerkupp.
hiline bestselleri kirjanik, kes siis kaotas mõlemad jalad rongiõnnetuses. Aga noh, kus häda kõige suurem, seal mäletagi praegu, kas keegi suurvürst või midagi taolist oli appi ja annetas talle uued rauast jalad. Nii et härra Kullerkupp sai jalad alla ka oma kirjaniku karjäärile. Ta suundus nende raudjalgadega siis ajaloolisele kodumaale, kui me eksti Tallinnasse, kus ta seadis ennast sisse vanadekodusse, kus korraldas narkoorgiaid, mis väga sageli lõppesid verise näopeksuga. Ja seal ta oli väga värvikas kirjanik, Eesti psühhedeelia isa. Kunagi me Karol Kallasega kirjastasime ühe tema romaani, mis siis sai uues trükis pealkirjaks Sõjalaksu all. Seda tahan ka öelda, et Peet Vallaku hulgus on ilmunud. Muidugi mitte eelmist okupatsioonide ajal, seda raamatut ei tohtinud nimetada ja Peet Vallaku teoste hulgas romaani hulgus ei mainitud. See oli, kuidas ta nüüd on, et polnud õige kommunist. Kommunist oli, aga ei olnud õige kommunist ja tappis küll, aga ei tapnud õieti ja röövis küll, aga mitte nii nagu Marx ja Engels nagu osundasid. Selline ei olnud õige kommunist, jah. Aga seal 27. aasta kandis ja 27. aastal kõrvalepõike korras, et kõiki neid teoseid me kunagi lähitulevikus tutvustame lähemalt. Aga lihtsalt praegu kõrvalepõike korras, siis võiks nimetada veel 26. aastal ilmunud Mait Metsanurga Nimetut hauda. Jälle selline kurb raamat, mis õnneks nüüd ka on jälle välja antud, aga vahepeal nagu kippus ära ununema ja ei olnud nagu tähtis, sellepärast et seal on midagi Viktor Kingissepa laadset on seal peategelaseks. Aga ei ole jälle õige. On kristlane. Evangeelium taskus jalutab ringi, tehes oma mingisuguseid mässuüritusi. Et selles mõttes jälle üks huvitav kommunismi nägemine ja sellest sai ikkagi autor ka korralikult vastu päide jalgu. Kuidas see siis nüüd kommunistist kirjutad, lurjus. Aga kommunistid muidugi omalt poolt, et sai kirjuta õigest kommunistist, lurjus. Nii et laksud tulid ühelt poolt, laksud tulid teiselt poolt ja siis teos oli pikalt unustuse hõlmas. Kirjutada temast muidugi ka väga pikalt ei saanud. Ma ei tea, kas ta nüüd Metsanurga teoste nimekirjas, minu mõelest ikkagi oli olemas. Aga eks need nimekiri oli ka mitu ja võib-olla mõnes siis jäi välja ja mõnes oli. Aga üks väga tuntud teos ilmus veel 27. aastal, kus peategelaseks on kommunist, kes ennast õnneks lõpuks üles poob. See on siis sama meie Rääma kommunist. Rääma kommunistist on kirjutanud August Jakobson, vasakpoolse tudengina, mis tudeng ta siis ei olnud veel, siis ta oli vasakpoolne gümnasist ehk. Ühesõnaga vasakpoolse koolipoisina kirjutas siis kommunistist raamatu ja riputas ta lõpuks oksa. Et oleks nagu ka kommunismi vastastel nagu hea meil. Ja mind hakkas huvitama, tundus nagu see asi natukene kahtlane, et seal on Jakobson kirjutab vaeste patuste või kirjeldab siis vaeste patuste olevisimalt, see on Kolgata nimelist mäge, kus nad siis kodanlased tapsid töölisi. See hakkas nagu huvitama, et tõesti neid töölisi ikka tapsid. Töölisi tegelikult on vaja tööle panna ja ekspluateerida ja neilt raha ära võtta ja anda neile viina ja nii. Et sellest peaks nagu kapitalistile piisama, aga selgus tõesti 24. detsembril, eks ole, kui vaeste patuste alev ilmus 27, siis ta veidi varem kirjutati ja 24. aasta sündmused ilmselt olid autori jaoks päris värsked, ilmselt ka hirmutavad. Võib-olla võttis natuke kommunistliku hoogu maha. Sellepärast, et Pärnus tõesti valmistati ka revolutsiooni ette. Taheti kokku saada 100 kommunistlikku terroristi, püssimeest, isegi 20 vintpüssi ja 10 püstoli revolvrilaadset sellist käsirelva oli varutud. Õige mitu sellist peakorterit oli või üks peakorter ja siis selliseid vähemaid konspiratiivkorterid, ligi pool tosinat. Üks suuremaid ettevõtjaid ja komissar ja väepealikeid oli keegi Jaan Rea. See Jaan Rea elas Rääma metsas, tema aadress oli Jäme Kask puuõõs, seal puuõõnes ta elas.
ja see mässukatse kukkus läbi, sest kommunistid ei suutnud paadiga üle jõe sõita õigel ajal. No ei saanud. Üle silla ei julgenud minna, et äratab tähelepanu, aga paadid jälle ei jõudnud õigel ajal kohale. Nii ei saanud siis minna sinna sõjaosasse nagu tulistama sõdurite pihta. Ja mindi metsa. Niis läksid need 40 kommunisti metsa või suurem osa nendest. Eks sinna samma siis kuskil selle vana kase ja puuõõne lähedale ja hakkasid valmistuma nagu selleks, mida nüüd teha, et vaadata, mis Tallinnas juhtub, siis Pärnus nagu vastavalt sellele reageerida. Meil oli kuskil oma käsi kuskil telegraafis või nii, et siis tuuakse metsa teade, kui olukord nagu selgub. Aga olukord kohe ei selgunud. Paadid tulid liiga hilja ja metsas siis ei tahetud ka nagu, ikka tuldi ju kokku 20 püssi, 10 sellist, ütleme, revolverit. No, Venemaalt toodud automaatrelvad siia ei jõudnud ja Venemaalt tulnud komissarid ka siia ei jõudnud. See Pärnu oli ikkagi nagu tundus siuke vähem tähtis koht. Nüüd kõik jõud oli suunatud Tallinnasse. Aga mida siis tehti? Hakati jagama töökohti, ametikohti, kes mingi ametikoha saab ja läks tüliks ja vaata, et oleks läinud verelaskmiseks. Aga suurema verelaskmise hoidis Pärnu kommunistide hulgas ära see, et lepiti ikkagi kokku, et tegelikult need paremad kohad saavad niikuinii Venemaalt tulnud komissaridele, et mis me siin kakleme. Et lähme nagu asja juurde ja teeme midagi tõsist. No ja mida kommunistid siis tegid? Kommunistid hakkasid koostama nimekirja. Ja muidugi siis mitte ametikohtade nimekirja, vaid nende nimekirja, keda on vaja maha lasta. No ja Pärnust ilmselt siis ka valdadest seal neid terroriste oli mitmest vallast. Andmed on siis erinevad, et kas nimekirjas oli 1200 nime või 1800 nime. Et võib arvata, et võib-olla seal oleks neid nimesid rohkemgi nimekirja pandud. Aga telegraafis tuli siis halb uudis, et Tallinnas on riigipöördekatse läbi kukkunud ja otsustati minna sõpradena laiali. Ja mis puutub siis hukkamisse, Eestis hukati 155 kommunisti, lisaks veel paar ohvitseri, kes ei olnud näidanud üles vajalikku agarust. Pärnust siis sai kuuli mingi tosin kommarit. Need kõik ei olnud Pärnust olid vähemalt pooled vist isegi maakondadest, valdadest, üks need kommuniste oli igal pool. Ja siis lastigi 12 inimest maha siin, aga mitte pealikke, sest pealik Rea oli pugenud kase õnde, peitu, seekord mitte Kadakpõõsa juure alla ja läks koos kaasosalistega Venemaale, kus nad siis oma kuuli said ja soovi käest 30ndate lõpus. Et ikkagi mingi areng siiski toimus. Ja huvitav on veel teada, et väga palju kommuniste siiski eestlaste hulgas ei olnud. 22. aastal tehti Puna-Venemaal rahvaloendus ja eestlasi oli üldse siis kommunistide võimu alla jäänud 22. aastaks ligi veerand miljonit ja nende hulgas oli siis 1964 kommunisti, isegi seal ütleme kommunistlikus riigis. Kusjuures hea on võrrelda lätlastega, lätlaste seda koguarvu ei mäleta, aga Läti kommuniste oli seal ligi 10 000, et siis umbes 5 korda rohkem, mis on ka arusaadav, sellepärast et lätlased ei sallinud saari võimu. Mingit muud mõistlikku alternatiivi eriti ei olnud, hakkasid kommunistideks. Eriti siis, kui kommunistid juba olid enam-vähem võitnud, siis esseeriks hakata oli juba hilja. Aga Eestis oli esseere ka. Ega kommunistid ei olnud kõige hullemad. Kõige hullemad olid ikkagi esseerid. Need ei olnud mingid mõõdukad pea ega kõrilõikad, need olid ikka ühed hullemad. Et kõige alguses oli siis NKVD või ei mäleta, kuidas seda siis alguses nimetati, seda KGB-d ja asja on ju ümber nimetatud mitu korda, et võib-olla ta oli siis alguses mingisuguse muu nimel. Seda juhtisid esseerid, erilised bandiidid, nemad sobisid sinna kõige paremini. Ja kui Eesti kirjanikest esseeri nimetada, siis kindlasti tuleb nimetada Gustav Suitsu, Jaan Kärnerit, kes meil on siin näide, kuidas kommunism mõjub inimese vaimsele tervisele, eriti kirjaniku vaimsele tervisele ja Semper siit Pärnust, Johannes Semper, aga muidugi ka
Johannes Barbarus, kes kõigele lisaks oli Vene esseer, mitte Eesti allorganisatsiooni liige. Ei olnud Erastmeisteri alluvuses, oli seal, ma ei tea siis, kes teda seal majandas. Aga nii see oli. Aga jah, nii. Ühesõnaga jõudsime esseerideni, kellele kommunism mõjus halvasti ja mainisime Kärnerit. Kärner väga huvitav kirjanik, hea luuletaja, viljakas kriitik, mida ta kõike teinud ei ole, hunniku romaane, Soodomaa kroonikad anti eelmise okupatsiooni ajal välja jälle ja eks, kuigi ma ei ole nüüd märganud, kas tema romaane näiteks selle okupatsiooni ajal välja ongi antud. No igal juhul nad on kättesaadavad eelmise okupatsiooni ajast, kuigi ongi neid päris vabariigi aegsed on nagu raske leida. Et soovitan lugeda, luuletaja, väga hea luuletaja seal juures, aga näed, kommunist. Ja temale mõjus kommunism väga halvasti, ta läks hulluks. 46. aastal pööras täiesti sassi ja 46. aastal hämmastav kokkusattumus, samal ajal kui ta läks täiesti hulluks. Anti talle siis kõrge aunimetus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi tehnilise kirjaniku tiitel. Need tiitleid oli erinevaid, aga igal juhul oli ta Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi väga oluline kirjanik, täiesti hull selle juures, nii et läks hulluks. Aga ja tema olukord oli selline, et oli veel loomingu peatoimetaja, nii et ta ei olnud kuidagi represseeritud ega taga kiusatud ega midagi sellist, et Eesti nomenklatuurne kirjanik, aga näed, pea ei pidanud seda jama vastu. Ja tegelikult täpselt sama asi juhtuks ka Peet Vallakuga ja tema tervis läks natuke teisel põhjusel halvaks. Tema ei olnud nomenklatuurne kirjanik, otse vastupidi. Polnudki nagu eetikirjanik, sellepärast et ta ei kirjutanud enam. Kommarid tulid, ta oli sõjal kirjutanud romaanile Hulgus teise köite. Selle käsikiri kadus ära. Ei teagi, miks ta kadus, võib-olla on parem, et ära kadus, sellepärast et kirjutada nüüd siis kriminaalsest kommunistist romaanile teine köide. Ja siis tulevad kommarid maale. Ei tea, ega ei oleks vist väga hästi lõppenud. Sel ajal saadeti väga väikeste asjade eest nagu Siberisse või vangilaagrisse või tapeti üldse maha. Ja Vallak kartis tõsiselt. Üks asi ta kartis selle Hulguse romaani pärast, kartis repressioone ja teine asi ta oli ekspluataator. Ta oli sõjas käinud, ma ei tea, kas tal oli siis see vabadussõdalastele antud talu, igal juhul ta oli mingi talu, ta oli renditalust pärit. Ühesõnaga, mingi talu tal oli ja seda talu ta kellelegi nagu rentis edasi. Puhas ekspluateerimine, jube värk. Ja sellest oleks teda kindlasti oodanud hea hunnik aastaid, kui mitte midagi hullemat. Ja asi oligi halb, sellepärast, et vallas tema peale mingi see, kes siis rentis tema talu. Kaebas muidugi tema peale, mõtles, et nii saab selle talu nagu päris kindlasti endale. Aga vallavanem oli suht normaalne tüüp ja see kaebus kadus kuskil ära, seda ei antud käiku. Ja siis Vallak ei läinud vangi. Vangi ei läinud, aga hirm oli suur. Ja ta vist üritas küll kirjutada, tähendab mingi näidendi põhi oli tal olemas. Ta oli olnud väga selle Palgi raamatu järgi väga aus inimene ja selline silmakirjatsemine ja valetamine ja susserdamine talle ei meeldinud. Ja ega see tema loomelaad nagu ei sobinud sellisele kinnismõttelisele sotsrealismile, mis sõjajärgses Tartus valitses. Ta käis küll vagalt Kirjanike Liidu koosolekutel pidi käima. Seal aeti seda õiget partei juttu. Erni Hiir oli siis seal, see majandas seda Kirjanike Liidu osakonda ja Kirjanike Liidu osakond oli sel ajal, kui mina Tartus selksin, oli ta samas kohas, ta oli Õpetajate tänaval ja Uluotsa majas. Väga kena maja, funktsionalistliku stiilis. Mõistlik maja. Aga jah, raha on ju, kirjanik ei saa ju raha, kui ta ei kirjuta. Aga õnneks, nüüd jälle, kuidas sa ütled õnneks, Saksa okupatsiooni ajal oli ette valmistatud tema novelli, siukene parasports novelle, kordustrükid või valitud novellid, mis siis ilmuski 40ndate lõpus Nõukogude Eestis pealkirja all
see fašistlik valik siis, mida natuke tehti ümber ja autor olevat ise päris korralikult neid ümber kirjutanud. Aga see ümberkirjutamine Nõukogude okupatsiooni tingimustes oli päris oluline asi, sellepärast et oli seadus, et kui raamatust või ükskõik mingist jutust tehakse kordustrükk, siis viimase väljaande järgi, sest eeldati, et viimane väljaanne on kohitsetud või tsenseeritud või viidud kooskõlla kommunistide väärastunud maailmavaatega, et siis mingisuguseid esialgseid trükke ei antud välja ikka selle viimase trüki järgi. Kas Vallak neid nüüd paremaks või halvemaks tegi, seda ei tea, seda tuleks võrrelda, aga ei ole selle saate teema. Igal juhul kirjutas ümber. Olen kunagi kirjutanud ühe luuletuse kirjanikest nagu Douglas ja Suits, kes kogu aeg oma vanu asju siis nagu paremaks kirjutasid. Siis just ta kõlab, täpselt ei mäleta, aga mõte oli selline, et need on nagu pesupulbrid, mis on täiuslikud pesupulbrid, mida igal aastal tehakse ikka paremaks ja paremaks ja paremaks. Ma ei ole kaua telekat vaadanud, aga ma usun, et ikka veel. Mina nägin esimest korda neid täiuslikke pesupulbreid, mis iga aastaga läksid paremaks lapsepõlves. Ütleme 70-ndatel Rakveres nägi kuidagi Soome televisiooni. Siis ma nägin seal neid pesupulbreid, mis läksid paremaks. No siis tuli Eesti Vabariik ja tuli pesupulbrid juba meie reklaamidesse, nad läksid paremaks kogu aeg. Siis tuli Euroopa Liit, siis ma nägin ka veel neid pesupulbreid, mis jälle läksid paremaks. 70-ndatel läksid iga aasta, kui olid täiesti viimase peale ja järgmine aasta läksid veel paremaks. Ja ma arvan, et see kehtib siiamaani. Nii on ka kirjanikke, kes siis teevad oma asju paremaks ja paremaks. Aga selle kohta on üks hea essee on Ilmar Laabanil on siis essee sellest, kuidas Gustav Suits tegi paremaks oma raamatu Kõik on kokku unenägu ja seal ta päris põhjalikult ja argumenteeritult siis tõestab, et üldse ei läinud paremaks, otse vastupidi, läks halvemaks, palju halvemaks läks. Nii et selles mõttes Vallaku kohta ei oska öelda. Aga jalad jäävad juba kangeks, niimoodi tahaks küll nagu edvistada, jalavarjud, aga need kaua ei kannata. Et ma avan nüüd selle Daniel Palgi raamatu 584. leheküljelt ja kirjeldab siis tekst seda, kuidas mõjus kommunism Vallaku tervisele. Juba varemini, see on 1945. ja 1946. aastal tekkisid Vallaku käitumises ja välimuses mõningad muutused, mis süvenesid. Ta muutus ajuti apaatseks, ilmnesid mälupraod, jutt muutus järjest lühemaks, väliselt tulid nähtavale vananemise tunnused. Tönts samm, suurem osavõtmatus ja isegi lõtvus näoilmes. Huvide ringi ahenemine kõnelustes ja nii edasi. Noil aegadel olid paljud muutunud äkitselt vanemaks. Seepärast ei hoolinud nendest vananemise tunnustest ka Vallaku juures, kuid hiljem selgus, et see oli siiski kiire raugastumise algus. Nüüd kordaksin seda ühte lauset. Mul ongi plaan kõik need, ütleme, mis nad siis on, uroodkaastid, nagu keskenduda ühe lause ümber ja see lause on selline. Noil aegadel olid paljud muutunud äkitselt vanemaks. Et see lause tabas mind, ma lugesin seda raamatut kaunis hiljuti, oli oma aega oodanud riiulis mõnda aega ja tabas nagu puunuiaga pähe. Sest mulle meeldus, ma käisin siin sõber kunstniku matustel. Vahepeal olid jälle katkupiirangud ja polnud kunstiseltskonda näinud siis mingi aeg, ma ei teaks, pool aastat või aasta. Ja seal matustel siis järsku näed, inimesed on jäänud vanaks. Et ma näen siin seda paralleeli, et siis sellise nõukogude aegse terrori õhkkonna ja kommunistliku terrori selliste õudustega ja praeguste õudustega. Ja ma arvan, et siin praegu neid õudusi ootab meil veel omajagu ees. Sellest siis ka see pealkiri kahe katku vahel. Me oleme siin vahel, küll tuleb veel. Küll nad leiavad, ega nad ei jäta. Et selline tore kogemus on siin
selles Vallaku monograafias, et rasked ajad on kuidagi sarnased. Ja hea kirjanik ja hea kirjandusteadlane samamoodi on kaunis lobeda stiiliga see raamat. Saatesõnas Runnel nimetab seda lausa vesteliseks, vestelisusest on asi minu meelest kaunis kaugel. Ja mis saab heas vestelisuses olla halba. Pigem on ikkagi küsimus selles, et seda halba vestelisust on võib-olla liiga palju. Aga naljakas on ka see, haakub teemaga, et Vallaku romaani, ma näitan teile kaane pilti. See on siin Peet Aren ja Peet Vallaku romaan, see on siis, ma ei tea, kas ta fokusseerib üldse, see masin peaks väga hästi fokusseerima. Fokusseeri. Nii. Et seda romaani on nagu kirutud ja ega Palgi ka ei ole selles mõttes erandiks, et tema küll ei kritiseeri kompartei positsioonilt, vaid pigem selle poolest, et see tegelane on nagu väike ja tühine ja pole seda tegevust eriti palju, et on küll nagu headest novellidest koosneb, aga pole nagu ikkagi nagu hea romaan ja ei ole nagu nii põnev nagu peaks olema ja peale selle on veel kuidagi nagu selline, ta ei öelnud vodevillik, aga selline nagu palagan või midagi taolist. Ja minust on samad asjad, mida tegelikult näiteks kailiti Toomas Nipernaadi puhul nagu tuuakse voorustena, et jube hea selline romaan, aga sellised novellides ja need tegelased seal on ka sellised ja midagi seal nagu, ma ei tea kui palju seal nüüd selles Toomas Nipernaadis nagu toimub ja seal pole veel psühholoogiat ka ega midagi, et see on lihtsalt, ongi selline klounaad, paras klounaad, aga on ju hea klounaad ja ajaproov näitab, et see klounaad töötab väga hästi. Et kuidagi millegi pärast tõrgutakse neid nagu huumori dominandiga teoseid nii kirjanduses kui mujal alahindama, Eestis eriti. Arvan ka maailmakirjandus, et keegi ikkagi Šveiki peale Kundera vist ei pea esimese suurusjärgu romaaniks, mida ta kindlasti on, aga näiteid võib tuua teisigi. Et võtame siis kas või Eesti poolearvulise filmikunsti, kus siis Sulev Nõmmiku komöödiaid peeti kergekaaluliseks jamaks, pehmelt öeldes. Ükski endast huvidav inimene nagu ei pidanud õigeteks filmideks, olid nad siis, mis nad siis olid, mis nende naljafilmid igasugused, mis need olid, Noor pensionär, Siin me oleme, Vallatud kurvidlaadi asjad, et kas nad siis ikka on nii halvad filmid? Ei ole, tänapäeval vaadates viimase peal, tõesti pane filmikunstis samale kõrgele kohale nagu kailiti Nipernaadi meie kirjanduses. Sest halba huumorit muidugi on nagu palju ja mul endal on huumoriallergia, et ma ei salli väga huumorit. Eriti sellist huumori pärast. Huumor on tööriist ja sellega aetakse mingit asja väga kena ja kui see on hästi tehtud, tänan väga ja nii, aga selline lõttuv huumor, mil pole nagu mingit eesmärk, see ongi huumoriporno, ma nimetan seda, et see huumoriporno on üks hullemaid asju, mida ma nagu üldse tean, et meenub seal mingisugune raugastunud Kärna Ärni või siis mõned sellised telehuumorid, mida on halba telehuumorit on nii palju, et siin kedagi esile tõsta ei tahagi. Nimede nimetamine on juba ebameeldiv. Et selles mõttes nagu selline kergekaaluline ja humoorikas asi ei pea nagu alati halb olema. Ja selline romaan, mis on nagu teistmoodi, et ei ole nüüd selline päris tavaline romaan, ega see ka nüüd ilmtingimata ei pea siis halb olema. Et ühelt poolt on meil ju ikkagi modernismi kultus ja igasugust hämarat soga, mis peaks siis minema sümbolistliku romaani pähe, nagu Vilde Pisuennas öeldakse. Peetakse millegi pärast suureks kunstiks ja kui keegi kirjutab mingi normaalse ja hästi töötav asja, nagu Heino Kiik kirjutas kunagi Arve Jommi sarja muidugi, siis ei ole jälle õige kirjandus. Aga ma tahan ühte Heino Kiige mälestust ära. Nii, fokusseeri ära. Vaatame, ma ei tea, ma pärast vaatan üle, mis siit juhtub. Ühesõnaga Heino Kiik samamoodi, nüüd jälle on Ilmamaa nagu raamat kätte sattunud. Ma ei ole Ilmamaa agent üldsegi mitte. Aga näed, mis teha, sellist Eesti kirjandust annavad nad välja päris korralikult selle. Ja eks Heino Kiige neid memoaare on ennegi teistes trükkides ilmunud seal kuskil Õllu ja
ja Kupra väljaandel, aga need on ilusad kõvakaanelised Arraku illustratsioonidega, sellised maitsekad, esteetilised ja väga tahaksin tõesti kunagi hiljem ja pikalt ja põhjalikult neile Heino Kiige mälestustele pühenduda, sest see on päris, vot nii oligi, vot täpselt nii oligi, see ei ole mingisugune udu, see ei ole mingi Deborah Vaarandi 90-ndatel kirjutatud plära, see ei ole stalinistlik plära, see ei ole silmakirjalik lollus, see ei ole vastik, see on täiesti okei, nii oligi. Ja selliseid raamatuid on vähe, mis kirjeldavad Nõukogude kirjandust nagu ta oli või kommunistlikku kirjandust nagu ta oli. Mis meenub veel väga oluline raamat, mida ma väga soovitan ja kindlasti ka kunagi jätkesin kõik meelde, mida ma luban. Ja siis, kui ma oma lubadusi ei ole 5 aasta jooksul täitnud, tuletage meelde, et näed, Vaapo Vaheri raamat Imelaps, kellest ei saanud geeniust, mis räägib siis Hardi Liivesest, aga suurepärasest näitekirjanikust, kellel hinge taga on igavene hunnik kuuldemänge, mida ERR-i arhiivist saab kuulata ja soovitan kuulata. Et väga siuke helge laik selle stalinistlikul jõhkral kirjandusmaastikul. Üldsegi mitte kommunist seal juures. Ja väga hästi informeeritud on Vaapo Vaherist, ta elas minu meelest üürnikuna siis Liivese majapidamises ja tundis teda inimesena väga hästi. Ja samamoodi Daniel Palgi elas ühes majas Peit Vallakuga ja see on ikkagi väga detailne raamat ja ühelt poolt isegi saad aru, et ega nüüd sotsrealismi viljastavates tingimustes see raamat ei oleks saanud ilmudest. Viimane osa sellest, viimane veerand, Vallaku viimast eluveerandit käsitlev osa, kus ta siis vaikselt hulluks läheb, on ääretult nagu detailne, meditsiiniline ja kohati ka piinlik, aga selline see kirjanduselu on eriti kommunismi tingimustes. Aga läheme nüüd, et me oleme nii palju Vallakust siin rääkinud ja ei ole ühtegi õiget nagu teksti näidet, et tema kohta on teksti näide, et siis ma tooksin ühe teksti näite. On siis siit samast Hingetaudist. Hingetaudiga veel nii palju, et sellega, ma ei tea, võib-olla on see kuulud, võib-olla mitte, aga ma olen väärikate inimeste käest kuulnud, et kui see raamat ilmus, siis tuli sellest millegi pärast pahandus, ikka vist sellepärast, et ei ole nagu õige Nõukogude kirjandus ja Loomingu raamatukogu siis peatoimetaja sai oma tööst lahti. Ja vaene Enn Lillemets, kes siis selle kokku pani, ma ei kujuta ette tema selliseid kannatusi. Ilmselt see olid nad jõhkrad kannatused, sest ta kaldus kannatama, ta nägi minu meelest alati väga kannatav välja. Vähemalt välimuselt väga kannatav, aga samas nagu missioonitundeline. Aga kõrvalepõike korras Enn Lillemetsast, kes siis selle Peit Vallaku ajakirjanduses ilmunud novellide suurepärase kogumik on kokku pannud. Suur tänu talle, mehe töö, et mõni toimetaja koha pealt lahti saab, aga see on toimetaja mure, tema asi. Ärgu siis toimetagu Loomingu raamatukogu, kui välja ei kannata või toimetagu nii, et Enn Lillemets ei pääse ligi üldse sinna, kõik on okei. Aga Enn Lillemets käis väga sageli seal samas Uluotsa majas, siis kui ta oli kirjanike maja. Ja väga sageli algas tema nagu see monoloog. Sisse alustab monoloog ja see monoloog algas sõnadega üks vana väärikas ta ütles, sest ta käis Petti Alveril nagu abis, vana väärikas kirjanik ja siis siuke noorem kirjanik aitab. Ma ei tea, mis ta tegi, siis taarat või tõi süüa või puid või ikka majapidamises on töid. Majapidamises on töid ja siis Lillemets tuli ja loomulikult ega ta ju ei olnud upsakas ega hoobenud sellega, et näete, ma tulen jälle Alveri juures, tegin seal majapidamistöid ja näed, Alver ütles nii ja Alver ütles naa. Nii ta öelnud, tema ütles vana väärikas daam. Samasti võis arvata, et ta tuli siis, ma ei tea, Aira Kaalu juurest või kust iganes või nii. Lihtsalt veel. Enn Lillemets on veel head tööd teinud ja on kaasautor. Tellisele mul ei ole praegu siin seda käepärast, ühesõnaga mälestusi Petti Alverist. Meil on raamat poolkuldse seljaga, ma ei mäleta, mis kirjastus seda välja andis. Korralik selline Nabokovi Räägi mälu ilmus sealt ja muidki raamatuid. Kirjanike mälestused siis. Ja seal on toredad episoodid, härra Lillemets siis oma isiklikust kogemusest. Petti Alveri siis mitte väärika daamiga, vaid võt näed, olingi Petti Alveri juures ja võt oli nii. Ja mis siis oli? Selline asi, et
Petti Alver oli kuulnud, et on üks väga andekas noor luuletaja, Mari Vallisoo, ja on avaldanud luuletusi. Kooli almanahis, Tartus oli kaheksas keskkool, oli kirjanduskool, väga tugev kirjanduskool, sealt tuli Mati Unt ja nii edasi. Et tahaks lugeda neid tipa-tapa, neid kooli almanahhe, et mis loom see Vallisoo siis on. Loomulikult abivalmis Enn Lillemets hankis need tipa-tapad. Ja tõi siis ja siis Alver ilmselt luges ja olid kuskil siis Alveril seal, kuskil nad olid, ütleme laua peal. Ja siis läheb kuni mingi aeg hiljem Lillemets sinna, vaatab, tipa-tapad näed siin nähtaval. Ju siis tekkis ka huvi, et kes siis on see. Vallis hakkab lappama, kõik Vallisoo luuletused välja lõigatud. Välja lõigatud koht, ära rikutud. Võib-olla laenas veel kuskilt võõrad almanahid, eks ole, ja nüüd on niimoodi kõik sealt välja lõigatud või nii. Ei sobi. Ja mida mõtleb Enn Lillemets? Ega ta siis üksi ei käinud abis, eks ole. Tartus on selline nagu kultus, et mõne kultuskirjaniku juures käib palju inimesi, kes siis Uku Maasingu juures oli selline, käidi nagu kultus tegemas ja eks siis Alveril oli oma kultus. Ja siis millise järelduse teeb siis Enn Lillemets? Ja käis seal Alveri juures igasugu lurjuseid. Ära lõhkusid tipa-tapa almanahid, väga halvad inimesed. Sellise järelduse tegi. Sellist mõtet nagu ei tulnud tal vähe, et võib-olla Alver ise leidis, et see kõik muu on jura, et ta lõikab sealt need välja ja see muu jura võib ära visata, eks ole, mis seal siis olla saab nii väga kooli almanah ikkagi. Ja mina kaldun nagu sinnapoole, et seal ei olnud mingid lurjuseid, seal oli lihtsalt Petti Alver oma sellise soosiva hoiakuga noorkirjanike suhtes. Nii see soosiv hoiak siis väljendus. See on suur privileeg, kui keegi sinu lapsepõlve luuletuski jama seest välja lõikab, eriti kui seda teeb Petti Alver. Muide 27. aastal ilmus ka Petti Alveri romaan Tuule armuke. Ja see ilmus samas looduse kirjastuse väljaandel. Ja looduse kirjastus, ettevõtlikud ärimehed ja väga nutikad, tegid romaanivõistluse, mille siis võitis, see oligi esimene aasta. Jakobson võitis oma Vaeste patuste Aleviga ja Petti Alver siis jäi oma Tuule armukesega 3. Ja pole ka midagi imestada, kui millest siis romaan räägib, ühe muusikakooli naisõpilase suhetest koeraga. Võiks lühidalt seda kokku võtta. 3. koht, see on päris hea, siuke vaimsete huvidega tütarlapse taandarengu romaan, võiks seda žanri nimetada. Samas žanris muide ilmus palju huvitavam teos siis, mis sai 2. koha. Ma võib-olla isegi oleks andnud esikoha. Tudengina olin täiesti arusaamatuses, et kuidas nii, et Jakobson esikoht ja Reet Morni Andekas parasiit 2. koht. Et ka selline esteetiline ja euroopalik ja dekadentlik ja tõesti raskepärase keelega ja teistmoodi raamat. Ja nüüd mõtleks selle peale võib-olla, ma ei ole üle lugenud selles, võib-olla ma olen ülekohtune Reet Morni vastu. Aga Reet Morni Andekas parasiit mu meelest on ka välja antud, vähemalt Tee ja tõde tema nagu välismaal ilmunud pagulaspõlve läks ta siis nautima kuskile Ameerika maale ja üks romaan on tal seal ilmunud, Tee ja tõde. Ja tal ilmus siis, enne sõda ilmus tal kaks romaani, Andekas parasiit, mis räägib siis sellest vaimse naiskodaniku taandarengu lugu ja teine oli ka siukene dekadentlik, mis siis räägib ühe vangi lugu, kes on siis mingi vägivaldse teo eest vangi pandud. Selle nimi oli Kastreerit elu, et neid mõlemaid romaani soovitan ka lugeda ja kui Allah tahab, siis räägime nendest. Reet Mornil ei ole üldse välismaa autor, see on ikka Eesti autor, kõlab niimoodi kummaliselt. Tal on ka selles Eesti raamatu novellivara sarjas, samas sarjas, kus on Peitu Alak ilmunud, on ka novellikogu. Et väga kena, et see on sellised eksootilised asjad on välja antud ja ei pea mööda mingit välis-Eesti ajakirjandust neid noatsaga taga ajama. Aga kõrvalepõiked tehtud, ma teen veel ühe kõrvalepõike. Ikka, kuidas sa nüüd Enn Lillemets tuli jutuks ja ei räägi Lillemetsast nagu pikemalt. On nagu küllaltki teinekas
teenekas autor. Siis teenekas autor oma mälestustes Betty Alvarist kirjeldab kahte juhtumit, mis on siis anatoomilised või kuidagi meditsiinilised ja traumaatilised. Ühesõnaga selline lugu. Jan Lillemets seal toimetas luuleteatris, ma ei tea, kas see oli siis Tooming või keegi teine, kellele ka üks teatritegelane, kellele kommunism halvasti mõjus ja kes ka vaimuhaigusega seal võitles pikalt. Nad on samas kirjutanud ka väga huvitavaid raamatuid, ütleme võib-olla Tooming. Ma olen igal juhul näinud Toomingu juhtimisel luuleteatrit, kus ka Jan Lillemets on küünlad põletanud, kellukest helistanud, häält välistanud ja Uku Masingu luulet ette lugenud. Näiteks sellised melopilliteid kuskilt hämarusest selgus luupainavad, ütleme nii, luupainavad on see õige sõna. Nii, ühesõnaga see luupainav luuleteater oli siis Betty Alvari juures, kirjeldab härra Lillemets ja väga meeldis. No lugesid Alvari luulet, miks siis Alvarile ei peaks meeldima, ta ise ju kirjutanud ja oma parema äranägemise järgi peabki meeldima. No ja juhtub siis see trauma. Et Alvaril selline komme, ei oskagi öelda hea või halb, et kui midagi meeldis, siis lõi pea kuklasse. Aga istub seal diivanil seina ääres ja pani peaga türraki vastu seina. Nii. Ja et võib-olla siis, näed, kohe väga meeldis. Pani ikka siukse litri peaga vastu seina, et kohe hirmsasti meeldis see teater. Nii. Võtame natuke edasi. Tuleb mälestustes järgmine koht. Juba on Eesti Vabariigi nagu siuke eelaimdus. Väljas on esimesed sinimustvalged lipud. Alvar ikka siuke eestimeelne inimene ja korralik inimene. Loomulikult väga meeldib. Sõidab siis kellegi autos ringi, näeb sinimustvalget lippu, satub vaimustus ja paneb peaga kraaki vastu auto seda lage siis. Autolage, mis teatavasti on polsterdatud ikkagi, on ju ette nähtud, mis need vene polstreid olid, aga midagi seal oli. Et ikkagi parem, kui panna nagu peaga vastu seina, kus mingit polstrit ei ole, võib-olla seal nii, võtta niimoodi, et nii. Ja mis siis, kuidas on siis härra Lillemetsa kommentaar, mälu järgi tsiteerin. Ja võt näed, siukesi juhtus, need lõi pea ära, võib-olla sellest saigi alguse tema tervise totaalne allakäik või midagi sarnast. Väga erinev suhtumine. Väga erinev suhtumine, kui on luuleteater, ka vaimustav küünlad ja kellukesed, siis väga hästi, juba talt meeldib, väga hea kõik, nii peabki. Keegi öelnud, et mingisugune luuleteater ruineeris täielikult Alvari tervis. Ei, seda ei öelda, ruineeris Eesti lipp. Lipp ruineeris, see sama lipp siin. Mitte härra Lillemetsa luuleteater, kus ta siis aktiivselt osales. Nii. Selline, nii on kirjas, ma ei ole seda välja mõelnud. Aga Peet Vallak muide, tal oli ka probleeme peaga, et väidetavalt seal vähemasti nii kirjutab see raamat siin, et ta ei läinud hulluks, et see oli nagu hullumeelsus, et ta läks nagu, et ta oli küll, et ta oli vägivaldne hull põhimõtteliselt, aga mitte sellepärast, et ta oleks hull olnud, vaid sellepärast, et tal olid ajus muutused. Ja üks põhjus, miks need muutused, mingid sagarad seal võisid paisuda, oli see, et talle löödi pähe 47. aastal. Et see oli Tartus päris tavaline, et inimestel löödi pähe ja rööviti asju ära pärast seda. Et talle löödi pähe, aga nii õnnelikult, et ta siis asju ära võetud, keegi ilmselt sattus peale, ta toodi, aidati kuidagi koju ja siis ta hakkas vaikselt seal pärast sassi minema. Kas need asjad on nüüd omavahel seotud, see ei ole nii hea nagu ajuvarst, ei oska seda ütelda. Aga näed, mõjus niimoodi see kommunism siis, et hakkasid levima just vägivaldsed pähelöömised ja hakkasid levima ka niisugused muud paadasjad. Aga nüüd ma loen selle Hingetaudi esimese novelli algus ette, mille pealkirjaks on Majavaras. Ei varastanud mitte öösel maju, jättes kohale vaid põrandaid, raskesti magavi elanikega. Peet Vallaku keelt peetakse väga selliseks värvikaks ja väga hoolekalt valitud sõnavaraga täielikuks juveelikandriks ja relvapalatiks. Nii see relvapalat siis kõlab. Raske on lugeda, aga ma üritan. Ei varastanud mitte öösel maju, jättes kohale vaid põrandaid raskesti magavi elanikega.
laudadega ja toolidega, taldrikute ja tassidega. Ahju ühes kõrge korstnaga, nagu oleks tulekahi laastanud. Magajad elanikud oma voodisse külma pärast kerra kistuina üle päev vaiba all ärkamisel kabu hirmu rabanduses. Pole maja öösel varastet. Ei varastanud öösel maju. Oli noor neitsi, nudipäine, ematsipeerit, slipside ja kraega, uhke oma uue sugupoole üle. Ei olnud oma mõttes madalamal mehest. Hüüti Riinuks. Olime kuuekesida meelevalla all, 6 üürnikku, igaüks oma toas. Kraamis ta meie tube siis, kui meeldis, tassis sööginõud laualt, kui tuju tuli, soputas voodit harva. Olime 6 üürnikku, maapoisid, raamatukoid, hobusevargad ja vanemate sandikssööjad. Tulime sageli maalt, kompsud täis verivorste, nisuleibu, võid, suitsuliha, munaputru, kohupiima, korpe. Pudelid valendasid koorimata piimast, rõõsast koorest, oma teht siirupist. Nosisime siis pikad kuud hiirtena neis kottides, rüüpasime hommikul, lõunal ja õhtul Riinu toodud teed kohvi pääle. Sõitsime siis jälle kottide tühjaks saades vanemate juurde maale, tules tagasi kaubajuutidena sület täis kompse. Olime raamatukoid, hobusevargad, maakeeli ja pidasime igaüks Riinast lugu. Olime poissmehed. Ei tahtnud teda keegi vihasta. Küll aga näpistasime käsivarrest, kaelast ja naerisime siis kahekesi. Riinu naeris ka. Naerisime ehk sellepärast, et poiss näpistas poissi. Riinul oli nutipää. Õhtul vaatasime kurbina üksteise võtmeaugesse. Jah. Kelle kambris Riinu. Läksime siis igaüks oma kambri, tassisime sahvrist oma toidukotid ja närisime hiirtena. Selline kena stiilinäide novellist Majavaras. Et väga selline ajatu teema, feminist, ei saagi aru, kas on transseksuaal või midagi sellist, sooneutraal võib olla. No mitte nii neutraalne, aga mõõdukalt sooneutraalne. Ja edasi ma ei hakka nagu lugu ära rääkima ja sinna, aga huvi äratamiseks ma ikkagi mainin, et maksab lugeda, et seal loomaarmastajad ja loomakaitsjad saavad hirmsasti vihastada ja võib-olla mõne pisaragi poetada, et selline igas mõttes nii loomaarmastajate, feministide kui transseksuaalide jaoks väga sobilik lugemisvara. Kommunistlik paraku nagu ei ole, aga samas see on nagu selline uus kommunistlik, et seda Eesti ajal ei osanud keegi veel kommunistlikuks pidada, aga tänapäeval on raske millekski muuks kui kommunismiks pidada, et kuidas elu pöörab. Nii, ja selle kirjatükiga siis võtaks tänase loo kokku. Mina olen Kivisildnik, olen siiamaani Kivisildnik, me oleme Luuleraadio stuudios Loovlinnakus Pärnus ja väljas ei ole ikka veel hakanud vihma sadama. Nägemiseni.